Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. No nii, Joosep Pratt-Nõgene, Rootsi ERC ralli Karstadis on algamas varsti kvalifikatsioonikatse ja õhtul esimene kiiruskatse, et mis mõtetega nii-öelda rallile tulid? Ma arvan, mul olid peas mingid, või on mingisugused sellised väiksemad benchmarkid mõttes, et mis ma nagu tahaks keskmiselt kilomeetri peale kaotada ja selline nagu target ongi, et siin on konkurents on nii tihe ja ega need katsed on ka sellised väga spetsiifilised, et siin on selline kohalikel, ma arvan, suur eelis ja siin on päris palju noori kohalikke ka, et kindlasti tulemust siin, ma arvan, et siin rallil võiks arvata, et kui sa top 12 tuled, et see on juba hea tulemus, et selline nagu hakkab juba päris Eesti spordi moodi minema, et kui 12 oled on väga hästi. No rajaga tutvumisel, mis tüüpi kiiruskatsed on, et see on teed on vist väga kiired ja natuke ütleme Soome-Eesti sarnane, ka see Soomele sarnane kõva pinnas vist on teede peal või? Pinnas on suht sarnane Soomele, kuigi isegi ta natuke kõvem, ma arvan. Ja teed on sellised kohati on väga soomelikud, eriti võib-olla sellised, mis Soome rallil on seal Jämse kandis ja siis kohati on jällegi väga kitsad ja sellised, ütleks veelgi tehnilisemad kui nagu Soomes. Ja sellist eestilikku profiili on ka, aga väga vähe, aga Eestis on see pinnas hoopis teistsugune, et ta on väga, ma ütleks, tehniline ralli, aga samas see nagu katseti varieerub, et mõned katsed on vähe sellised sirgemad ja põldude vahel. No samal ajal sõetakse Soomes Soome meistrivõistlusi ka, kus sa hooaja alguses ka tegid kaasa, nüüd otsustasid hoopis siia tulla, et miks need sellised valikud? Ega me tegelikult selle ülejäänud Soome sõidame ikka kaasa meistrikad, aga lihtsalt selle Rootsi ralli mõtlesime, et tuleme siia, sest me oleme väga korra kirjutanud ka seda juba ja kui vaadata nagu, mis meil see hooaeg edasi kulgeb, siis Rootsi võiks nagu hea, ta on piisavalt pikk ralli, et koguda nagu palju infot nii enda sõidu kohta kui auto nii-öelda kohta, et siis nagu ülejäänud hooaeg selle võrra paremini performida. No sul on see kevad olnud päris tihe siin kooli lõputööd ja asjad, et kui palju sa oled üldse saanud sõitmisele ja ütleme rallisõidule keskenduda praegu? Ega ei olegi saanud, et eelmine nädal aega tagasi täpselt tegime esimese testi Eestis ja siis tegime esmaspäeval Soomes ühe päeva ja nii palju ongi. Et jah, pole üldse jõudnud tegeleda, aga selle, kui kool läbi saab, siis on jällegi saab ainult rallile keskenduda, et siis on jälle lihtsam. No, kuidas nende testide põhjal võib ütelda, et üks asi on see, kuidas auto töötab ja edasi, kuidas oma käsi on? Täitsa okei, et kruusal on ikka kodusem tunne kui talvel, aga Soomes, tegelikult siin nüüd me esimene see vabatreeningu läbi me saime ka aru, et see pinnas on üsna libe, kui ta pole puhastatud. Et Soomes seda, vähemalt see, kus me testisime, oli vähe pehmem pinnas, et see oli mõnevõrra uus, aga tegime paar kliki muudatustega, see autobalanss toimis ikka hästi, et mingit liiga hullu vahet polnud. Selge, head. Aitäh!